Kas teadsid, et kollaaže tehti juba kuninganna Victoria ajastu Inglismaal? Ühiskonna kõrgklassil oli lõbustus koostada lausa kollaažialbumeid. Kollaažide loomise suured meistrid olid muidugi sürrealistid ja dadaistid, nagu näiteks Salvador Dalí või Man Ray. Ka Eestis on fotograafia tulemisega alates 19. sajandi teisest poolest tehtud fotokollaaže. Praegu on fotomuuseumis Todomi fotorühmituse näitusel üleval Andrei Dobrovolski ja Peeter Toominga kollaažid. Kollaažikunst sai Eestis suure hoo sisse 90-ndatel D-stuudio kunstirühmitusega. Eriti kuulus oli näiteks kollaažportree näitleja Maria Avdjuškost, aga ka Avignoni naised. Need vanad fotod, mida mina praegu kasutan kollaaži tegemisel, on pärit fotomuuseumi kogudest. Ja kõik, kes tahavad, saavad kollaažide loomiseks vanu fotosid otsida muis.ee leheküljelt. Siit saab neid endale printida. Muidugi võib kasutada ka oma koduseid vanu fotosid, kuid originaalfotod on väärtuslikud ja enne tuleks need siis kas skaneerida või ümber pildistada ja siis välja printida. Esimese asjana pead sa oma kollaaži tegemismaterjalid kokku koguma. Nende fotode peal, mida mina kasutama hakkan, on Eesti inimesed ja Eesti kohad 100 aastat tagasi. Veel üks hea koht, kust materjali oma kollaažide jaoks leida, on vanad ajakirjad, mida sa enam ei kasuta. Kui sa soovid, võid kasutada ka kleepse oma kollaažis. Kindlasti on ka kaval kasutada igasuguseid värvilisi pabereid lihtsalt, et mingisuguseid detaile lisada või siis tausta jaoks neid kasutada. Siin on mul veel natuke välja lõigatud asju ja liim on väga oluline. Kogu seda kohe hulganisti kokku, igaks juhuks. Kindlasti on veel käärid väga hädavajalikud ja paberinuga võib ka abiks tulla, kui on vaja mingisuguseid väiksemaid detaile välja lõigata. Siis veel teip, igasugused markerid, et detaile lisada või siis parandusi teha ja veel pabereid, igasuguseid erinevaid. Väga hea, asjad kokku kogutud, võime oma kollaaži tegemisega alustada. Nii, esimese asjana tuleb ette võtta taust. Mina võtsin praegu lihtsalt tavalise valge paberi, aga muidugi võib võtta ka värvilise paberi või siis mingisuguse mustriga paberi. Ja hakkadki siis välja lõikama erinevaid objekte, inimesi, asju, mida sa sooviksid oma kollaažile kleepida. Pildid välja lõigatud, on aeg tegutsema hakata. Alguses kindlasti katseta, kuhu sa mida tahaksid asetada ja ära kohe liimima hakka, sellepärast et kui sa juba midagi paberi peale liimid, siis seda väga kergesti sealt lahti ei saa. Ja see on üpris ebameeldiv niimoodi liimi paberi küljest lahti rebida. Seega jah, ärge tehke samu vigu, mida mina teen. Muidugi võib kunsti niisama lõbu pärast teha, aga minu jaoks on väga oluline see, et sellel, mida mina loon, oleks mingisugune natukene sügavam tagamõte ka olemas. Näiteks selle töö juures proovisin ma tekitada paralleele tänapäeva ja siis vanema aja vahel. Minu arvates oma teose iseendale lahti mõtestamise teel annad sa sellele nii palju rohkem väärtust juurde. Ja ongi valmis. Kui vahva. Ma loodan, et see video inspireeris teid ja pani teid ka mõtlema, et oi, võiks mõne kollaaži teha. Aitäh, et vaatasite ja ilusat hommiku, lõuna või õhtu jätku teile!